Tere päevast! Täna on meil 22. juuli. No kõigil on meeles muidugi eelne ilm, et oli päike selline soe. Pirita rannas näiteks oli isegi 7-8 tuhat inimest tipphetkel, Pärnu rannas kuni 6 tuhat inimest. Ehk siis üle pika aja nüüd on ilmad jälle südasuvised soojad. Tõsi küll, täna natukene jahedam, aga siis praegu ma räägingi lühidalt, et millist ilma on täna ja homme oodata ja mis saab ilmast edaspidi, et kas tulevad eilsega sarnane ilm tagasi või siis on nagu täna umbes, et selline pilvisem, jahedam, sajab aeg-ajalt ja on äikestki. Aga kõigepealt vaatame siis Euroopa ilmakaarti. Euroopa ilmakaardil on näha, et Lõuna- ja Lääne-Euroopas on kõrgrõhkkond. Seal on näha, et need peened tumedad jooned, need on isopaarid, on üksteisest väga kaugel, on ka H-tähed siin-seal märgata, need on siis kõrgrõhkkonna keskmed. Aga Suurbritannia kohal, ookeani kohal ja Läänemere kohal on näha värvilisi jooni, seal on peeneid musti jooni tihedamalt, ehk siis on tegu madarõhkkondadega. Ja need madarõhkkonnad siis oma lõunaservas siis toovad siis Lõuna-Euroopast soojust ka Läänemere äärde. Vaatame lähemalt siis, mida siis Läänemere ja Eesti kohal ilma teeb, et on näha, et Eesti kohal on üks värviline joon, see on siis oklusioonifront ja see on täpselt täna siis Eesti kohal. Ja tänu sellele ongi siis tänane ilm pilvisem jahedam, ainult Virumaal on nüüd päeva esimene pool olnud päikeseline ja õhutemperatuur on juba 25 kraadi lähedale. Aga siin Tallinnas, kus on vihma sadanud, päike ei paista praegu, on temperatuur siin vaevalt 20 lähedal, et kui mingi tugev väikesooge, siis on alati võimalik kasutada sellist mõõdukalt ilmastikukindlat aparatuuri, termomeeter muidugi ja siis baromeeter, et baromeeter näitab meile ka, et õhurõhk on siin kõrge ja madala piiri peal, ehk siis kuskil 760 millimeetri elavhõbeda samba juures, mis on siis selline normaalrõhk. Et eks see õhurõhk on nüüd langenud siin eilse päevaga, aga üldiselt on ilm siis täna ikkagi sajuhoogudega, et kui me vaatame, mida radaripilt näitab, siis on radaripildi peal näha, et ütleme Eesti mandri läänepoolses osas on sajualad. Need on rohelised alad siis seal. Need sajualad on suhteliselt vähe liiguvad ütleme loodest, kogust loodesse ja eks neid tekib siin päeva jooksul veel juurde, et ilmselt saab ka päeva jooksul Eesti idaosa vihma ja äikest. Et praegu siis on alles lõunane kellaaeg ja need äikeseid ja hoovihmasid võib olla Eestis täna päris mitmel pool. Et ilmselt saab ka Virumaa äikest ja hoovihma, nii et see sadu ei jää ainult siia lääne poole. Ja õhtu jooksul siis need sajud ilmselt nõrgenevad, sest päike enam ei soojenda nii palju maapinda. Ja homme tundub, et on ka sarnane ilm, et see front püsib, ta küll nõrgeneb, aga ta püsib ikkagi Eesti kohal ja niiskust on ka õhus. Ja et homme on ka vähemalt mandri siis hoovihma ja äikese võimalus päris suur, just päevasel ajal, et öine aeg peaks olema kuivem. Aga nüüd edasine ilm on meil tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul kuiv, päikeseline, et siin on näha nüüd ühte värvilist ilmakaarti, mida tumedam punane või mida pruunim, seda soojem on õhumass. Et sellised oranžid ja punakad toonid ikkagi näitavad, et kui vähegi on päikest, võib kuni 30 kraadi sooja küll ära tulla. Aga siin on näha seda ka, et lääne pool on see õhumass soojem. Ehk siis Rootsis, Norras on siin üle 30 kraadi ka. Eestis võib-olla esialgu jääb ikkagi temperatuuri piir alla 30 piiri, aga päikest peaks jaguma alates 24. juulist, kui see kõrgrõhkkond tugevneb, siis on ka päikest ja ilmeline kuiv. Võib-olla tuleb nädala lõpupoole ka mingisugune hoovihm üksikus kohas, aga suuremat sadu ei paista.
ja enamasti on ikkagi ilm alates siis ülehomsest ehk 24. juulist ikkagi päikeseline ja sajuta. Aga mis saab edasi? No need kõrgrõhkkond üldiselt püsib Skandinaavia kohal. Ilmselt tekib kuskil Koola poolsaarel või Valge mere kohal või Barentsi merel mingisugune uus kõrgrõhkkonna kese, siis on õhuvool meil rohkem kirdest, mis tähendab seda, et läheb võib-olla jahedamaks, et kui siin 26. 7. juuli paiku võib-olla üle 30 kraadi sooja, siis pärast 27. juulit läheb jälle jahedamaks. Noh, võib-olla seal 19 kuni 24 kraadi. Ja siis ta läheb jälle kuu viimaste päevades ilm jälle soojemaks, et paistab, et selline südasuviselt soe ilm nüüd jääb vähemalt kuu lõpuni püsima, võib-olla augusti esimene nädal ka. Et seda on praegu veel vara öelda, aga nii palju tänased ilmakaarid näitavad, et võib ka augusti esimene nädal olla need, kes võtsid puhkuse praegusel ajal, et nüüd see juuli viimane nädal ja augusti esimene nädal, et neil selles mõttes veab, et nad saavad ka Eestis ikkagi südasuviselt sooja päikeselist ilma nautida, et see vahepealne jahe ilm, mis ehmatas isegi siin öökülmaga Jõgeval näiteks oli 12. juuli öösel oli alla 0 kraadi maapinnal ja õhus oli ainult seal 3-4 kraadi sooja öösel, et see on nüüd kadunud, tasemel on siis tulnud jälle see samasugune soe ilm, nagu oli juunis. Ja paistab, et see siis nüüd on natukene püsivama iseloomuga, et siin võib olla jah 10 päeva, võib-olla 12 päeva, niimoodi 2 nädala suurusjärgus võib ta täitsa püsida. Kas nüüd august teine pool ka soe tuleb? No tavaliselt on niimoodi, et selline soojade päikeseliste rannailmade periood kipub ikkagi augusti teisel poolel katkema, et ilm muutub ebastabiilsemaks, et tuleb juba jahedamaid, sajusemaid ilmasid vahele, et see on selline tüüpiline olukord. Kas ka sel aastal ei oska öelda, et näiteks 99. aastal oli augusti lõpp, septembri algusel väga ilus päike, selline 2002. aastal oli, et võib-olla on sellel aastal ka veel see jätkuvad veel suvised ilmad ka augusti teises pooles. Aga praegune kokkuvõte on selline, et täna ja homme on hoovihmade ja äikesega ilm, mõne pool võib sadu olla tugev, siis homme samamoodi, vähemalt Mandri-Eestis on äike ja hoovihm päevasel väga tõenäoline ja ülehomsest ehk 24. juulist muutub ilm kuivemaks, uuesti soojemaks ja inimesed siis, kes on puhkuse võtnud, võivad siis randa minna või ma ei tea, aias toimetada, et ühesõnaga suvised ilmad on tagasi tulnud. Ja ilmselt see suvi siis jätkub veel siin mõnda aega, et ei ole karta, et see saab nüüd tänase homsega läbi.